2019 on läbilõige valdkonnas toimunust. Eelmisel aastal parimad näited, parimad inimesed, parimad majad ja parimad palad. Sissejuhatuses on meil mõtisklus Urmas Vadilt, kes võrdleb ühte vana maja vana inimesega, kellel ei lasta minna, vaid teda ikka hoitakse elul. Ja ta kutsub üles kõiki ka põranda kriiksumisest otsima neid sõnumeid, mida üks vana maja võib meile täna seal ringiliikujatele saata. Kaanestaar on aastaraamatul Haapsalu piiskopilinnus, sest seal on viimastel aastatel läbi viidud olulised arendustööd, suured restaureerimistööd ja Haapsalu piiskopilinnuses toimunu on ka väga emblemaatiline kõige selle suhtes, milliste probleemidega, milliste sõlmküsimustega tuleb ühe konserveerimis- ja arendusprojekti käigus kokku puutuda. Mida see kõik endas kätkeb nii filosoofilises kui ka tehnilises plaanis. Ja ma arvan, et see Kaire Toomingu suurepärane kirjutis tõesti annab aimu sellest, kui kaugele võib restaureerimisega minna. Kuid nii nagu ka Haapsalu projekti arhitekt Margit Aule selles oma kommentaaris ütleb, et kõige taga on ikkagi inimeste omavaheline koostöö ja sünergia. Ja ma arvan, et see Haapsalu näide on suurepärane näide, kus oli positiivne koostöö, positiivne sünergia, mis töödest tekkis. Järgmise loona on Vasseliina piiskopilinnuse maastikuarhitektuurne lahendust, mis samamoodi kõneleb pikaajalisest koostööst ühe paiga, ühe väga autentselt meieni jõudnud paiga arendamisel. Uue funktsiooni ja väga suure investeeringuga seotud projektidest leiavad kajastust veel ka Noblessneri kvartal, Paksu Margareeta meremuuseumi arendamine ning ka näiteks Sangaste mõisa Tall-Tõllakuur. Need on kõik objektid, projektid, kus oluliselt on muutunud selle hoone funktsioon, on põhjust rääkida nende ümbersünnist täiesti uuel moel, täiesti uues funktsioonis, täiesti uute inimeste ja täiesti uute elamustega, mida need majad meile pakuvad. Mitmete pühakodade restaureerimise näited on raamatus ja ka need vahelduvad meeldivalt eramute näidetega kuni Tartu Kastani tänava puitpitsvilladeni välja, mille näide on suurepärane kõigile, kes ise eales on puitarhitektuuriga tegelemas. Pikema käsitluse leiavad ka avaliku ruumi projektid ajaloolistes linnakeskmetes Paides, Valgas, Võrus ja ka Kuressaares ning need räägivad sellest, kuidas linnaruum meie jaoks täna areneb. Arheoloogia fookus on eeslinnade arheoloogial ja ka kindlasti kullasarastel arheoloogilistel leidudel. Hooneid seestpoolt vaadates leiavad kajastust nii mõnedki välis- või siseviimistlusuuringud ja konserveerimistööd nii pühakodades kui ka eramutes ning eriline tähelepanu on siis ka lammutatud rahukino pannoo mahavõtmisel ja põhimõtteliselt ka taaskasutamisel, et kuidas üks väärtuslik element ühest tänaseks enam mitte eksisteerivast hoonest päästeti. Ja iga ajaloolise maja omanik, mitte ainult mälestise või muinsuskaitseala hoone omanik, võib lugeda muinsuskaitsenõuniku soovitusi aastaraamatust ajaloolise maja säilitamiseks, tema igapäevaseks hooldamiseks. Selline lihtne omaniku ABC on kirja pandud ja ma usun, sellest on kasu kõigile pärandihuvilistele. Ja raamatust loomulikult ei puudu ka ülevaade möödunud aasta muinsuskaitse auhindadest, ei puudu sealt ka intervjuu eelmise aasta elutööpreemia saanud Lilian Hanseriga ning on seal ka ülevaade eelmise aasta parimatest teadustöödest meie valdkonnas. Nautige muinsuskaitse aastaraamatu lugemist. 2019. aasta muinsuskaitse aastaraamatus on palju lugusid sellest, kuidas kultuuripärandit säilitatakse, aga isegi veel rohkem võib-olla lugusid sellest, kuidas teda arendatakse. Mitmetele inimestele tunduvad need teineteist välistavad asjaolud, et kuidas on võimalik korraga säilitada ja arendada, et arendamine see on ikka millegi uue tegemine ja mingi uue loomine ja tühja koha peale loomine.
Et kuidas teile tundub, et kui teineteist välistavad või võimaldavad need kaks tegevust on? Minule endale tundub, et selline mustvalge vastandumine on hästi, see võtab ära nii palju võimalusi, et see nagu lõpuks vaesestab kõiki osapooli, ka neid, kes nagu võitlevad, et et ma kaitsen mingisugust oma õigust midagi teha. Ja minu jaoks iseendale on nad sünonüümid, sellepärast et arhitektile üldiselt on, kui mõeldakse, et kui muinsuskaitse seab piiranguid ja kitsendusi ja siis sa pead seal sees niimoodi püüdma midagi teha, siis tegelikult loomingulises erialas, täpselt nagu arhitektuur on see kitsendus pigem selline inspireeriv ja see annab sellele loomingule sellise omaette nagu lisastardi, sellise paugu, eks ole. Nii et minule endale tundub, et see pärand annab uuele palju rohkem juurde. Et kitsendustega krunt on parem kui tühi krunt? Sellise vaimse töö mõttes kindlasti on. Ja ma ütleks ka konteksti mõttes, kui me mõtleme, et kas valida mingisugune linnaäärne põllumaa või siis mingisugune tihe vana linn, siis seal selles tihedas vanas olemasoleva miljöö sisse loodud uus on kindlasti väärtuslikum. Oliver, kas sind arhitektuuri uurijana inspireerib see ruum, mida täna luuakse? Vastus on jaa muidugi selles mõttes, et ma arvan, et ka nendel aladel, mida arendatakse nullist, sünnib väga palju põnevat arhitektuuri ja ka väga palju säärast, mis tulevikus võib olla muinsuskaitsjate huviorbiidis. Aga loomulikult ka siis olemasolevat keskkonda, kus on ka selle olemasoleva keskkonna kaitseks seatud rida piiranguid, saab sellisel põneval ja inspireerival ja ka siis huvitavaid loomingulisi lahendusi pakkuval viisil arendada. Kui ma olen pidanud arhitektidele, siis tulevastele arhitektidele, arhitektuuritudengitele sissejuhatavaid loenguid muinsuskaitsest, siis vahel me oleme teinud sellist harjutust, kus kõigepealt tuleb teha plaks. Ei midagi muud, tuleb tõusta püsti ja teha plaks. Ja siis on järgmine ülesanne teha plaks ühe käega. Ja siis nad näevad ise ka, kuidas, et kui öeldakse, et teha plaks, eks ole, siis kõik teevad seda täpselt ühtemoodi. Aga kui tuleb teha plaks ühe käega, siis tekib väga palju erinevaid loomingulisi lahendusi, et kuidas keegi selle siis lahendab. Et kuidas siis piirangud võivad olla just selleks tõukejõuks, et hakatakse otsima ebatavalisi ja ebastandardseid lahendusi, sest et tavapäraseid ja standardseid kasutada ei saa. Et selles mõttes küll see säilitamine ja arendamine ei peaks olema kuidagi vastandlikud. Ja ma arvan, et see on ka juba selle tõttu kummaline vastandus, et tegelikult mõlemad nii säilitamine kui arendamine on ju tulevikku suunatud tegevused. Sõnasse säilitamine on ju ka sisse kirjutatud see tähendus, et me tahame asjadega, keskkondadega, ehitistega ümber käia nii, et nad tulevikus ka alles oleks. Ja samuti siis, eks ole, arendamine on suunatud praegusest hetkest tulevikku. Siis üks tegeleb muutuste võib-olla esilekutsumise, kavandamise, haldamisega, teine rohkem siis mingisuguste defineeritud väärtuste siis säilimise tagamisega, aga selles mõttes olemuslikku vastandust siin ju ei peagi olema. Muinsuskaitse, kaasaegse muinsuskaitse mõtte algus on seal William Morrisi juures, kes on öelnud, et see füüsiline substants, mida me toodame, et see on alati selle ajastu ja tema inimeste vaimse maailma peegelduseks. Mida see tänane ehitatav ruum teie jaoks peegeldab, mis vaimsusest ta kõneleb või mis väärtustest ta kõneleb? Oleneb jällegi, ma arvan, mis ruumi vaadata. Et võib teha hästi stereotüüpseid järeldusi, et kui minna põlluarendusele, kui minna mingisugusele
Uus-Lasnamäele või Uus-Mustamäele, kui minna eramurajoonidesse ja millistesse, et kas Nõmmele või eks nendesse täiesti uutesse, et see kõik annab absoluutselt erineva pildi ja minu meelest on see normaalne, sellepärast et inimesed on erinevad ja siis see ruum peab ka olema erinev, et see oleks päris jube, kui kõik oleks ühtemoodi. Aga kui nagu ikkagi tahta niimoodi mingit silti panna külge, siis minule tundub, et praegu on selline hästi ratsionaalne suund see, mis domineerib. Et kiputakse lähenema ruumile sellise funktsionaalsuse ja mõttes võib-olla rohkem kui võiks äkki. Ja see ei pruugi üldse olla isegi halb, sellepärast et see tulemus ei pruugi olla see kole, aga see nagu liigne praktilisus minu meelest seab selle ruumi sellise selle naudingute võimaluse palju nagu väiksemaks ja kitsamaks. Oliver, kuidas sulle tundub, millest te kõnelevad need näited, restaureerimisnäited? Need on ka arendustööd. Mis vaimsusest need kõnelevad? Mida nad peegeldavad meie kohta? Restaureerimispraktikat on meil ka väga mitmesugust. No, üks asi, mida ma viimaste aastate restaureerimispraktikas näen, on see, kuidas see lai pärandikäsitlus, mis varem oli jõudnud võib-olla muinsuskaitsjate ringkondadesse ja juba küllalt varakult 1990-ndatelgi Eestis oli jõudnud ka mälestiste nimekirjadesse, kus siis muinsuskaitse kaitseb nii erilist kui ka tüüpilist. Nii siis keskaegseid ehitisi kui näiteks ka nõukogudeaegseid ehitisi. Et nüüd see on jõudnud siis aina enam ka restaureerimispraktikasse. Et varem oli nii, et siis suur hulk objekte, mis tegelikult olid kaitse alla võetud, aga ei esindanud sellist muinsuskaitse klassikalist krestomaatiat nagu kirikud või siis Tallinna linnamüür või linnused või kaupmehe majad Tallinnas, vaid olid mingid hoopis muud tüüpi pärandi esindajad, näiteks tööstusehitised või puithooned agulites või siis ka nõukogudeaegsed individuaalelamud näiteks. Nad lihtsalt olid seal mälestiste nimekirjas. Keegi ei teinud nendega reaalselt midagi või kui tehti, siis tihti see muinsuskaitse või see, et peaks kellegagi kooskõlastama, see unustati ära. Siis nüüd järjest enam tegelikult ka niisugune teadlik restaureerimine hõlmab siis erinevaid ehitatud keskkonnatüüpe ja ka tegelikult erinevaid esemelise keskkonna siis näiteid ja see muidugi pakub ka uusi väljakutseid restauraatoritele. Järjest enam me peame tegelema sellega, kuidas restaureerida nõukogudeaegseid materjale. Olgu siis tegemist mööbliga või ehitistega või mingisuguste argiesemetega, mis on muuseumikogusse jõudnud. Ja selles mõttes üks märksõna on see sellise laiema pärandi käsitluse jõudmine restaureerimispraktikasse ja ka laiemalt ühiskonna teadvusesse selle läbi. Et on täiesti tavaline, et ka kuskil meedias mingi nõukogudeaegse ehitise puhul räägitaksegi restaureerimisest. Teine asi on hoopis see võib-olla, et siis niisugusete klassikaliste ehitiste puhul nagu siis tõesti linnused või keskaegsed kirikud on huvitav vaadata seda, kuidas me läheme teisele ringile ja ehitiste puhul, mis näiteks on juba põhjalikult restaureeritud nõukogude ajal. Me siis nüüd jõuame siis järgmise, siis mitte sellise väiksema hooldusremondini, vaid sellise suurema ülerestaureerimiseni. Nagu kas või siis nüüd Haapsalu linnusel või veel mitmetel teistelgi sellistel omal ajal tegelikult juba üle käidud suurtel objektidel. Nüüd ka eelmisel aastal hoogsalt käisid tööd ja selle aasta alguses said valmis näiteks ka selline samasugune uus ring Padisel, eks ole. Et selline restaureerimiste ülerestaureerimine, mis ka järjest enam päevakorda tuleb ja tekitab ka selliseid omakorda niisuguseid praktilisi ja teoreetilisi dilemmasid, kuidas peaksid siis tänapäeva arhitektid ja restauraatorid suhtuma oma eelkäijate töösse.
Ilka, sinul on ka ju esemetega tegeledes konservaatorina see re-restaureerimine pole võõras ja ka viimistluskihtide uuringud on ju sama, et sa võtad kiht-kihilt lahti selle, mis varasemad põlved on teinud. Kus seal sinu jaoks see loomingulisus või see arendamise hetk on? Mis on sinu looming selle juures? Jah, seal võib-olla pole nii palju selles aspektis loomingus küsimus, kui just selles, et kuidas me neid väärtustame meist varem tegutsenud konservaatorite, restauraatorite tegevust, ja see on jällegi, nagu meie valdkonnas kõik on juhtumipõhine, aga tõepoolest neid küsimusi endalt küsida, et kui mingid kihistused ajaloost ja just nimelt need restaureerimised kihistused saavad justkui üheks väärtuslikuks kihistuseks, et kas me siis hakkame neid nüüd juba restaureerima, et näitena kas või meie enda, küll mitte 2019, vaid vist 2018 uuringud Sagadi mõisas, kus tõepoolest siis 70-ndatel tehtu juba laguneb, aga nüüd meie küsimus ongi see, et see on juba omaette väärtus, et nüüd me justkui restaureerimegi juba seda, nii et tegelikult jah, et see väärtuste ampluaa, millega me tegeleme, on muutunud märksa laiemaks. Ja ka näiteks interjöörides, et kas me nüüd hakkame juba väärtustama nagu seda, mis on tehtud võib-olla põlvkond enne meid, kuigi eks ju see mälestis ise on tunduvalt pikema ajalooga, et need on muidugi väga huvitavad küsimused. Et eseme liikumine läbi aja peab jääma ju pärast restaureerimist nähtavaks, eks ju, seda me kõik oleme õppinud. Aga see ei ole ka nii ühene jälle, et kus on need, et mis on need kihid, eks ju, mis on need liikumise trajektoorid, mida sa väärtustad, et ega need küsimused ei ole nii ühesed ja see ongi see, mis teeb muinsuskaitse jube põnevaks tegelikult. No ilmselge on see, et muinsuskaitse on muutuste juhtimise distsipliin ja ma arvan, et meie ülesanne on lihtsalt tagada, et see oleks tark muutus. Selles mõttes tark, et ta on läbi mõeldud ja ta ei too endaga kaasa riskide suurenemist või väärtuste hävingut. Et kuidas selline kvaliteedi tagamine või mis tagab kvaliteedi meie valdkonnas? Lisaks selle, et tegutsejad peavad olema pädevad, aga just nende otsuste juures, kus me otsustame selle üle, mis jääb, mis saab ja kuidas siis seda meie pärandit eksponeerida. Mis teeb selle otsuse kvaliteetseks? Ja või ka linnaruumi puhul? Kui kasutada mitte erialaseid termineid, siis mina arvan, et mina ütleks empaatia. Sellepärast, et hästi lihtne on öelda, et see, mis oli, on tüütu ja see segab mind, sest minul on praegu sellised huvid või sellised vajadused või selline äriplaan. Aga kui sa nagu saad aru, et elu oli enne sind ja elu tuleb pärast sind ja sa oled sellest hoolid keskkonnast ja sealhulgas ka inimestest, siis minu jaoks on see kõige olulisem, et näiteks armastan ma tuua siin seda kinnisvaraarendust, mida ka osades ringkondades öeldakse, et küll see on paha ja ohtlik, aga kui vaadata kinnisvarakuulutusi, see on muidugi omaette selline loomevaldkond jälle, aga ühesõnaga, kui neid vaadata, siis müüakse miljööd. Müüakse seda ümbrus, kuhu see uus arendus tuleb. Ja keegi ei ütle, et me tuleme ühte väga imelikku ruumi ja selline täitsa mõttetu ruum. Ja midagi erilist ei ole, aga meie teeme siia midagi erilist. Et sellist reklaami ei ole. Mullegi on silma paistnud, et see mineviku panustamine algab turundusfaasis. Just. Et kui vaadata, palju kasutatakse uusarenduste nimedes sõna mõis või villa või mingid süükesele minevikule viitavaid laetud sõnu, siis neid on päris palju ja mõned neist just nimelt jäävad sellistesse piirkondadesse, kus võib-olla detailplaneering menetluse käigus pigem seda varasemat välditakse. Aga see on rohkem, ma olen ka näinud viimasel aastal väga palju tekkimas just nimelt kinnisvaraarendajaid, kes on aru saanud sellest ajalooväärtusest, saavad aru sellest, et on olemas ostja, maksujõuline ostja, aga just nimelt sellele, millel on midagi enamat kui täna looda. Ja sellepärast ma mõtlengi, et see empaatia tulebki sellest, mis sa nüüd tõid sisse, et eks ju, et hästi
selline jälle stereotüüpne lahendus on või selline ettekujutus on see, et on need puukarendused, ma nimetan neid, et on need, kes võtavad sellest keskkonnast, aga ei anna mitte midagi tagasi. Aga nüüd on tõesti need suured sellised arendused, olgu nad on küll läinud selliseks küll selle gentrifikatsiooni ja siis küll selle tööstusarhitektuuri romantiseerimise ja kõikide muude selliste märksõnadega tulnud ellu, aga need algavad sellest, et saadakse aru, et see, mis on, mina nimetan seda empaatiaks, et sa suhtud sellesse ruumi, ehk siis füüsilisse ruumi ja siis sellesse sotsiaalsesse ruumi inimestesse niimoodi. Ja samamoodi on ka selles, et kui vanalinnas tahta, et sinna tuleks elu, siis see algab ikkagi just täpselt sellest, et see omanik saab aru, et see, mis tal on midagi ägedat ja mida tuleb säilitada. Ilka, kuidas sa seda kvaliteedi külge, kuidas tagada see kvaliteet? Jah, mul juba mõte liikus selles suunas, et mida te siin diskuteerisite, aga mul on ka tunne, et pärand on muutunud või ajalugu on muutunud populaarseks, et ükskõik, kas me vaatame seda, eks ju, mingi kinnisvarakuulutuste läbi või vaatame ka enda ümber inimesi, kes neid samu arendajaid näiteks, et kes saavad aru, et selles on väärtus ja kas see väärtus taandada rahale, see väärtus taandada millegi suuremale, aga ja küllap on selles palju selles ka just seda, et me elame ajal, mille teadvustatakse just sukest ökokriisi, ökokatastroofi, et kõik see nii-öelda säilitav mõtlemine on selle ajastu märksõna ja selge, et pärand kuulub sinna sisse ja kui me ise muinsuskaitsjatena oskame selles võtmes rääkida, et siis ma arvan, selles on hästi palju võti, et me peame ise olema targad, et sellest ajast aru ja sellest aja fenomenidest aru saada. Oliver, mis on ajafenomen? Jah, aga mis tagab kvaliteedi, mulle see empaatia märksõna meeldis, et me muinsuskaitsjatena oleme harjunud ühelt poolt selliste küllalt abstraktsete mõtlemiskategooriatega nagu autentsuse mõiste või originaali mõiste. Teiselt poolt tegelema selliste väga praktiliste probleemidega, kuidas tagada ühe või teise materjali või konstruktsiooni püsimine. Aga oluline on, et me ei tohi unustada kasutajat, eks ole. Et asjadel, keskkondadel, ehitistel on ka kasutusväärtus, mis ei ole sugugi tihti sama kui nende nii-öelda majanduslik väärtus, näiteks ehitiste puhul kinnisvaraturul, vaid on veel üks nii-öelda täiesti omaette mõtlemiskategooria. Ja see on hästi põnev, kuidas see siis suhestub kõigi nende muinsuskaitseliste mõtlemiskategooriatega. Aga jah, et me ikka seda meeles peaksime, et inimese loodul on väärtus ikkagi ennekõike inimese jaoks. Nii siis tänapäeva inimese kui tulevaste põlvkondade jaoks. Ja see kasutusväärtus muidugi ei pruugi olla sugugi mitte midagi nii madalalt pragmaatilist ainult, kui me võiks esimese hooga arvata, vaid kasutusväärtus on loomulikult ka see, et mõnda ehitist on eemalt ilus vaadata ja tulevad sellised igavikulised ja rahustavad mõtted. Et ka see on üks ehitise kasutamise viis, kui tegemist on näiteks konserveeritud varemetega. Elamuse pakkumine on ka kindlasti üks pärandi siis selliseid kasutamise viise. Ja või see, et selles ruumis on hea palvetada näiteks. See on ju sakraalruumi puhul selle hoone kõige esmane kasutus, kõige peamine kasutus. Aga et jah, me neid kategooriaid oma otsust tehes vahel ära ei unustaks. See on oluline. Just nimelt, sest me ei ole ei esimesed kasutajad, ei esimesed loojad, aga ega mitte ka esimesed säilitajad ja esimesed arendajad. Me ju
loodame, et Eesti riik on igavene ja inimene tegutseb siin muna peal edasi ka pärast kõiki neid kriise, millega me silmitsi peame seisma. Minu arust eelmisest aastast see Lilian Hansari toimetatud linnaehituse ajaloo raamat on minu arust eriti kõnekas just nimelt ruumiliste keskkonna muutustest, et läbi vanalinna, Tallinna vanalinna jalutades justkui jääb tunne, et ta on muutumatu, aga sedasama raamatut lehitsedes sa saad aru, et kui palju ka see keskaegne vanalinn on muutunud. Nüüd uuel ajal, aga ka enne olümpiamänge ja sealt tagasi, eks, et sajandite jooksul, et ka linnaruum ei ole kunagi olnud staatiline, kuigi meile võib tunduda, et meie eluajal on ta olnud kogu aeg ühtemoodi, et see muutuse märkamine aitab aru saada sellest, et kõik on võimalik, ja meil ongi isegi, mina ütleks, et kohustus oma kihistus nendesse linnaruumidesse või ka isiklikesse ruumidesse lisada, aga tehes seda sellise respektiga ja just nimelt empaatiaga nii iseenda kui teiste kasutajate suhtes, kes seda ruumi kasutavad, et oleks ka pärast meid kultuuriväärtuslik ja kus oleks lihtsalt hea elada, eks, mitte ainult kasum välja ja tšau baka, et minust siin siukese nagu tunnetuse arendamisel meil veel ühtist on teha, et me õpiksime lugema neid samu väärtuslikke nii elemente linnaruumis kui ruume iseendaid. Aga tead, mis minu meelest sealt raamatust veel toredasti välja tuleb ja mis ühelt poolt võib ju olla inimese jaoks väga hirmutav, teiselt poolt aga minu meelest eriti otsustajate ringis võib natuke võtta ka just nimelt selliseid liigseid pingeid maha. On see, et meie ettenägemisvõime ja meie otsustamise piirid on siiski üsna ahtakesed. Et kui seda raamatut lehitseda ükskõik kas Rootsi aja osa või siis tsaari aja osa, siis seal on terve hulk siis kas kirjeldatud või ka illustratsioonidena ära toodud igasuguseid uhkeid linnaehituslikke kavandeid ja siis lõik lõpeb sõnadega. Kava jäi vaid paberile. Teostati osaliselt. Suuremas osas ei teostatud. Et siis paljud asjad ju ka teostusid, eks ole. Ja loomulikult me oma otsuseid tehes peame alati arvestama sellega, et on ka võimalus, et asjad niimoodi teostuvad. Aga väga palju on selliseid sekkujaid, mis meist ei sõltu ja siis see mingis mõttes on ka väga lohutav, et planeeri sa siin mida tahad, eks ole. Et niikuinii on tohutu hulk selliseid faktoreid, mida me ette näha ei oska. Ja kui meil läheb ka midagi valesti, siis küllap elu ja suur saatus ise teevad oma korrektuuri. Aga kas ei tekita mitte lisapinget, et just nimelt sel hetkel, kui meie täna pärandi üle otsustame, et see otsus oleks võimalik hästi tehtud, et ta oleks läbi kaalatud kõiki nii tänaseid kui tulevasi vähemalt meile teada olevaid asjaolusid arvestades, et me selgitame välja kõik need väärtused, kõik need olulised aspektid, mis tänastele pärandikasutajatele on olulised, kuid silmas pidades seda, mis on varasemalt ja tulevases võimalikkuses võimalik. Aga alati nagu teadvustades endale seda, et tegelikult me ei tea, eks ju, mis on tuleviku väärtused, aga just nimelt, et selle oleviku väärtuseid endale teadvustades ja neid oletatavaid tuleviku väärtusi, nii et ei muidugi seda peab tegema, aga alati silmas pidades. Sest tagasipööratavus on ainult teoreetiline. Just, aga mis on kunstimälestiste valdkonnas, et see tagasipööratavus on juba ammu küsitavaks muutunud kategooria, aga küll aga kategooria, mida võib-olla peakski mõtlema ka arhitektuuri või linnaruumi kontekstis rohkem, on just see, mida meie nimetame taastöödeldavuseks, ehk siis, et see tulevik, et see kõik, mis meie teeme lisandused, et järgmine põlvkond saaks meie lisandus pealt edasi minna. Et see on nagu mõttekäik, mis on hästi selgelt defineeritav kunstimälestiste valdkonnas, aga jälle, et võib-olla seda laiendada linnaruumi, et kas, või mitte ainult linnaruumi, aga arhitektuuri, et just see taastöödeldavus või laiemalt ümber interpreteeritavus, et see, mida me täna teeme, ei ole kivisse raiutud.
see on jah, võib-olla see märksõna on paindlikkus äkki. Ja, võimalik jah, seda nii nimetada. Et mida me peame oluliseks ja millest me oleme nõus valmis loovuma selleks, et kasutaja näiteks saaks seda asja hoida elus, sellepärast et ilma kasutajata ta ei püsi elus, eks ole. Ja võib-olla ikkagi jah, see mõte veel, et me küll võime oletada, mis on tuleviku ootused, aga me ei saa, eks ju, olla kindlad, et need on tuleviku ootused, et tulevik saab oma otsuseid meie otsuste peale teha. Jah, aga ajaloo filosoofiast on ju teades, et selleks, et uus saaks uuena esile kerkida, peab midagi püsivat olema minevikust alles. Ainult siis me saame öelda, et uus on uus, kui meil on teda võrrelda millegi vanana. Et mis te arvate, mis need ankrud on meil teie erialades või teie valdkondades, et mis laseb uuena välja paista, mis peab säilima selleks, et üldse miski asi uuena tunduks meile? Kas on mingid siuksed märgilised, sümboolsed ankrud, ükskõik kas linnaruumis, ma ei tea, kunstis, arhitektuuris, võib-olla ka arheoloogias, et mis kindlasti peavad olema selleks, et me tunneks ära, et miski on uus? Üks asi, ma arvan, milleta me ei saa, on see sama, millest me enne rääkisime, see lugemisoskus. Ehk et me oskame aru saada, mis on vana ja mis ei ole. Et seda on ju ka ette tulnud, et kui jalutad kuskil nunnude majade vahel, siis kõik hakkavad heldima, ütled, et kui nii armas ajalooline keskkond. Ja siis kui sa ütled, et tegelikult see ei ole ajalooline, vaid see lihtsalt nagu teeb nägu, et ta on. Et see on ka selline oluline oskus, et see on üks sükene nagu see teadlikkus ja lugemisoskus ja siuke ruumihariduse osa on see, et sa saad aru nendest erinevatest kihtidest ja oskad neist nagu tähele panna. Aga mina ise arvan, et üks selline asi, mis seda aitab, ongi see, mis praegu muinsuskaitses on selline levinud suund, on siis see nii-öelda see kontrasti printsiip, eks ole. Et vana ja uus on selgelt eristatud. Sul ei lähe sassi Haapsalu linnuses, et kas see trepp ongi nüüd sealt keskajast või ei ole. Ei teki seda kahtlust. Ja selline, et kui sa... Ja see on see suund, mis ma jälle nimetan seda nagu inimlikustamiseks, et kui kardetakse, et muinsuskaitse, ma räägin sellest stereotüüpsed, et ta tuleb ja siis sunnib sind tegema mingeid vanaaegseid asju, siis tegelikult ei sunni. Vaid ta lihtsalt tahab, et see ajalugu oleks nähtav ja nagu olemas ja kui see uus on seal kõrval, ei ole koopia ja ei ole selline võlts, siis see ongi selline, et see aitab neid ka kihte lugeda. Lugemisoskus kui ankur. Jaa, et kui siit mõttest edasi jälle minna, et muidugi ongi see, et see lugemisoskus, aga jällegi jah, teiselt poolt, eks ju, selle lugema õpetamine, mis on erakordselt oluline ja see lugema õpetamine, et see ongi nagu see meie missioon, eks ju, kui muinsuskaitsjate missioon, et see ei pea olema alati, ja ma arvangi, et tänane restaureerimine valdkonnana on muutunud ka palju laiemaks, mida ka Oliver enne mainis, et see ei pruugi olla nii lineaarne, eks ju, et vana vastandamine, aga et seal on palju enam teid seda teha ja neid võimalusi, aga just see, et sellega kaasas peab käima just siis eriala inimeste õpetamine inimesi lugema seda pärandit. Et jah, et ma arvan, et see on hästi oluline asi, millega meie peame tegelema. Oliver, tahad sa midagi lisada? Ei, mis ma oskan öelda, eks need juhused on kõik ju ka nii erinevad, aga tihti on muidugi ka see, et see uus saaks uuena esile tulla, siis sellel vanal peab olema antud võimalus olla väärikana ja ausana vana, sellisena nagu ta meieni jõudnud on. Et selline ajamärkide austamine ja siis selle pärandi austamine sellisena, nagu ta on meieni jõudnud, et me ei tahaks seda vana liiga uue nägu pöörata, teha liiga korda, liiga ilusaks, liiga siledaks. Et me oma igavese nooruse unistusega ei läheks liiga karmilt ja jõuliselt selle vana kallale. Et see on tihti oluline. Ja see ei ole üldse nii lihtne,
et see kuidagi selle vana uueks tegemine, et seda see on nagu nii lineaarne, eks ju, aga kuidas sa seda vana ikkagi vanana, aga samas ka sellisena, eks ju, et see omab mingisuguseid esteetilisi väärtusi või neid väärtusi, mis on tänapäeva inimesele võib-olla kuskilt see otsast hoomatavamad ja arusaadavamad. Et see on just see, millega me juba praktiseerivate konservaatoritega päris palju tegeleme. Ma tsiteeriks siin kohe seesama artikkel, mida ma soovitasin Noblessnerist. Siin täpselt sedasama räägib, et kuidas ühte maja siis taheti jätta kogu selles fassaadi sellises laigulisuses ja lagunemises nagu täpselt sellisena ja natuke isegi seda võimendada. Ja siis restaureeritud fassaadide välimus jätab mulje, nagu polekski midagi eriti tehtud. See lähenemine ületas telja esteetilise valuläve ja PLRT sekkumise tõttu lasuuriti siiski idapoolne otsasein roosakaks. Et see näitab väga hästi seda, kui keeruline on seda ausat vananemist nagu jätta. Ja, aga nagu see sama meie Ecamaja, eks ju, mis meile tohutult meeldib sellepärast, et meil on siin nii palju seda nagu fragmenteerunud ajalugu ja ajalookihistusi just kui nähtavad ja hoomatavad, aga teiselt poolt ilmselt see maja külastaja ei taju, et kui palju meie oma tudengitegagi, et siin tegelikult selle nimel tööd tegime, et see ei ole lihtsalt juhuslik lagunemine, vaid see on sama asi, on nagu niisugune tunnetuslik, väärtuslik ajalugu. Et ja see on see konserveerimine, mis on ilmselt see kõige keerulisem, kus on hästi palju just nimelt seda tunnetuslikku ja et kuidas ja kellele tunnetuslik. No just see ongi keeruline, oleks see siis nii lihtne, et ma tagan selle vana väärikuse sellega, et ma sekkun võimalikult vähe, ma midagi ei tee, vahel see nii on. Aga vahel see ju ei ole nii, eks ole. Enamasti ei ole, enamasti ongi, muidu tundubki, et nii nagu see kirjeldas. Vahel on see asi ikka palju keerulisem, selle tasakaalu leidmine, sest et kui vanaema läheb fotograafi juurde, ta ju ka teeb soengu pähe ja värvi puuled ära, eks ole. Suurepärane metafoor meie arutelu lõpetamiseks. Ma arvan, et see tasakaalu leidmine just nimelt selle säilitamise arendamise vahel on ülioluline. See targa muutuse esile kutsumine, aga ka äratundmine. Ma usun, et meil on siin ühiselt üht, teist ja kolmandat teha. Muinsuskaitse aastaraamat on suurepärane näide sellest, kuidas pärandit inimestele tutvustada, aga just nimelt seda tarka muutust siis igapäevaselt ja kõigile presenteerida ja omasemaks muuta, et siis märgatakse ka oma elus pärandit ehk rohkem. Aga aitäh teile teie mõtet.